ikka teeb sama pulli. No nii, tervist, tundub, et oleme laivis. Martti, kas on nii? Aeg jookseb. Küll, tere hommikut. Või päevast lausa. Päevast, kell on 12. Nii, seekord on niimoodi, et meil on uus kaamera, meil on mikrofon, veeruut on teadmised ja kogemused. Iga nädal õpime midagi uut. Täna paugutame kohe erinevate asjadega, mis meil siin on. Aga mina teen ühe tšeki ka, kas me ikka päriselt oleme selle päris kaameraga laivis ka, enne kui me alustame täielikult. Sellepärast, et eelmine kord juhtus nii, et päris kaamera tegelikult ei töötanud. Mulle tundub, et me oleme päriselt eetris. Õnneks nii palju kaduma ei läinud, et tagantjärgi saab vaadata, see laadisime teise kaameraga üles ja me oleme laivis. Nii et all good. Eelmine kord meil juhtus just see, et jäi roosaks see otse live nupp ja me arvasin, et me oleme laivis õige peakaameraga, aga tegelikult ta laadis ennast alla millega pärast. Igatahes teeme siis asja avalikuks ja alustame siis teemal loopargi. Novembris juba oleme nii kaugel, et loodetavasti novembri keskpaigas saame teid, kes tahab, väikeinvestorid ja niisama ostjad, kes ostavad koduks, tulla ka koha peale näha esimesi kortereid, mis on viidud sellisele tasemele, et vähemalt tajub ruumi suurusi, seinasid, kus midagi asub ja saab sellest nagu kortermajast aru. Korterid juba valmivad karbikuval, jah? Siseseinad ja kõik selline töö käib. Et valmis teeme seal ka ühetoalise, ühe kahetoalise, et nad varieeruvad seal natuke ruutmeetritega. Praegu saab käia väljas vaatamas, kuidas maja välja näeb, et juba on täitsa kena. Tore on see, et juhtus täpselt see, mida me arvasime, et täna seda teemat puudutame rohkem ka, et kui see tellingud maha läksid ja see kate maha tuli, siis tekkis kohe suurem huvi mailboxis, hakkasid inimesed huvi tundma. Ehk siis nad nägid seda maja, et päriselt asi valmib. Näeks, et asi on edasi liikunud ja valmib jah, et see on nagu inimeste jaoks oluline. Et mega äge. Vot, aga loopargis on meil siis 9 katusekorterit, minge vaadake ise loopargi.ee ja loo alalikus asub Tallinnast 12-15 minutit autoga sõita mööda Laagneed, et ülimugav ei olnud südalinnas, ühtegi ummikut ei ole. Kusjuures ma ise sõidan tihtipeale seal Hiru ringi pealt tulen. Praegu majakas on mingid eriti suured mingid tööd ka veel. Kui sa tuled Tallinnasse sisse, ühesõnaga Narva maanteelt ja kui sa tahad minna nagu Jüri peale, siis see rida on alati umbes tipptunnil. See on nagu rets. Jah, aga see rida, mis läheb Tallinnasse, on alati nagu free to go. Et selles mõttes on hästi äge. Praegu mingi suuremad tööd seal Sikupillis majakas ka, et see Peterburi maanteelt see umbes. Pool on üles kaevatud. Aga kuna me arendusest kogu aeg räägime, siis ma mõtlesin, et täna Martti hakkamegi sellest arenduse müügist selles osas pihta natukene spetsiifikat, et mida meie turul näeme ja mida oleme kogenud praktikas on see, et kui sa oled vana tegija, võtame stiiliks siin Merko võib-olla, kelle nime sa ütled, siis põhimõtteliselt kogu Eestimaa rahvas teab, millega tegu on, versus see, et kui sa ütled lihtsalt kellegi teise, kes on vähem tuntud. Kes on väike tegija või ma ei tea, teeb esimest, kolmandat, viiendat projekti alles ja tegelikult pole turu peal tuntud, siis see on hoopis teine väljakutse neid kortereid nagu müüa, siis ma mõtlen paberil maha. Mitte siis, kui juba valmis on, siis on lihtne selleks, et toode on nagu reaalselt käega katsutav. Aga näiteks samamoodi selle sama loopargi meil on nagu huvitav, et ise vahepeal mõtlen, et kui see oleks Merko sildi teinud, siis ilmselt inimesed nagu usaldavad rohkem lihtsalt. Ega see tuleb sellest, et üks firma on juba usalduse loonud ja üks alles loob seda. Ja see tulebki läbi praktika, et seda ei saa nagu ette osta. Et minu arust on see nagu hästi oluline vahe, mis sa arvad. Eks kindlasti inimesed vaatavad, kes on see ehitaja või vähemalt arendaja, mis kvaliteeti võib sealt nagu saada. Ja teine asi, mis ma arenduste koha pealt sinuga arutada tahtsin täna, on see, et tegelikult on mega oluline aru saada, kui väikeinvestorite vaatevinklist võib-olla vaadata. Või isegi kui tegelikult ostad kodu endale, et kui palju sa võid ikkagi kasu saada siis, kui sa ostad paberil versus ostad valmis projekti juba. Ehk siis, kui me räägime mingist väiksest mahust, siis seal
võib-olla seda cap'i nii suurt ei ole, aga me eelmine kord vist puudutasime ka seda. Üks asi on võib-olla rahaline pool, aga teine lihtsalt on see valik ka, et julgemad ostavad paremini seda ära enne nagu. No planeering ja kõik see ka ostavad parem ära, nad saavad Vaated, korrused, kõik need. Ja nad saavad parem hinnaga enamasti. Tihti saavad ka ikkagi läbi rääkida ja paremad hinnad. Et kuna arendajatel on tavaliselt ikkagi, kui mingite projektidega välja minnakse, eriti võib-olla kui ei ole jällegist mingi suur vana kala tegija, kellele raha nagu muda, siis tihtipeale ikkagi, kui võimendusega ehitatakse, siis enne kui arendaja nii-öelda hakkab eelmüüki tegema, siis tema huvi on seal 20-30% saada nii-öelda müüdud, enne kui ta läheb tegelikult näiteks kopp maasse ja hakkab ehitama, siis tal on see kindlus olemas ja teiseks on see, et võib-olla tal on ka rahastuse poole pealt, kui ta laenu võtab pangast. Siis peab tõestama nagu pangale ka, et on mingi hulk ära müüdud. Täpselt. Kokkulepped sõlmitud. Ideaalis siis ilmselt võllid tehtud ja tegelikult see on nagu kriitiline mass, kus tegelikult siis arendajad teevad tihtipeale ka häid diile. Nii et see on üks pluss, kui sa ostad uus arendust ja paberi peal. Et see on nagu fakto. Ja kui see on, nagu me eelmine kord rääkisime, kui see on veel hästi suur projekt, mis kestab aastaid, siis on see, et esimene etapp on alati kõige odavam ja kui see läheb edukalt, siis viimane etapp on alati see, et sa ostad põhimõtteliselt nagu 20-30% kallimat hinda, mis tähendab seda, et tegelikult esimese etapi ostjad on väga hea diili saanud ja see kapitali gain on nagu kordades suurem kui võib-olla viimasel. Hinnad on arendustes tihtiga kõige odavamad ostetakse kohe ära ja kõige kallimad ostetakse ära, nagu need kõige kallimad on kõige parema vaatega ja korrus ja planeeringud on sarnased tihti. Siis arendustega käib kaasas tahes-tahtmata võlaõigusleping ja asjaõigusleping. Tahad sa äkki ise selgitada kiiresti, mis see sinu jaoks tähendab? Kõigepealt ikkagi... Inimesed tihti ajavad sassi seda lihtsalt, või üldse ei saa aru, mis on. Kõigepealt käiakse ka ikkagi objektil seal müügimehega või maakleriga, et vaadata üle, leida võib-olla mingid suulised kokkulepped, tavaliselt mingi nädal-kaks saab kokku leppida seal, kui väga suurt tungi ei ole. Siis tehakse ka niisugune lihtkirjalik kokkuleppe planeerimiseks, siis saab ette valmistada seal rahad, laenu tingimused üle vaadata, et kui võlaõigusleping tehakse, siis ju laenu veel ei maksta välja, et aga laenuleping tehakse ära, et sul kliendil oleks siis võimalik 3 kuu pärast, poole aasta pärast, aasta pärast ikkagi see asjaõigusleping ära sõlmida, et tavaliselt siis pank nagu aasta pärast üle nagu ei vaata seda laenulepingut, et lihtsalt ta tuleb vaatab, et kõik oleks nii nagu kokku lepitud. Aga võlaõigusega on lihtsalt see, et põhimõtteliselt lepitakse kokku müügitingimused tegelikult ju. Ja periood ja lepingu sisu, mida, mis hinnaga ja mis aja pärast siis nagu valmib ja millal mingid kasutusload saadakse ja et broneerimis, ütleme see võlaõiguslepinguga makstakse ette tavaliselt 5-10, täna isegi vähem, mõnikord ka rohkem. No tegelikult reaalsus on 10-20, ma ütleks. Mõned teevad 5 ka okei. No 10, täna on kampaaniad ka, kus tehakse 5 ja vist isegi võib-olla saab väiksemaid kokkuleppeid ka. Kusjuures minu arust on turu olukorras, laiendama kohe seda mõtet, turu olukorras see 5% selles mõttes üli hea spekuleerijatele, kes tahavad nagu arendustes spekuleerida. Okei, see on nagu endale vaja selgeks jälle teha, et disclaimerit nagu ära, me ei anna kellelgi nõu, kuidas teha, vaid uurige ise maad, kui hakkate tehingut tegema. Aga see 5% on nii väike sissemaks 200 000 pealt, on ju, see on ainult 10 000 euri. Tegelikult versus, mis sa nagu vastu võid saada. Ja kui sa ostad näiteks, ongi esimeses etapis alles paberi peal endale 5%-ga õiguse saada see korter tulevikus 3 aasta pärast näiteks või 2, millal see ehitusperiood on, siis selle ajaga tänases olukorras ma usun, et kui mingit mustalõkki ei tule, võib see olla nagu mega hea diil, et ja hiljem, kui see korter valmis, sul võib alati võiks see back-up olla, et sa saad selle ise ka välja osta, aga tegelikult näiteks 5 tonniga teenida seal
müüd edasi ühesõnaga, nii nagu võllidega vanasti müüd tehti. õigust edasi. Aga siis peab olema kindel, on ju, lepingus võiks olla see, et kas sa tohid müüa, et täna paljud arendajad piiravad seda. Osad arendajad jah ikkagi ei luba nagu müüa. Või siis nende kaudu ainult näiteks tohid müüa edaspidi, selleks, et muidu sa võid segadust mingil ajal alles, kui arendajal on piisav hulk korterid müüdud, et siis nagu lubatakse, et erinevad sellised asjaolusid võib olla arendaja lepingusse sisse pandud. See tuleb enda jaoks kindlasti ise selgeks teha, aga lihtsalt ma näen, et kui see 5, ma olen näinud seda arendust 5%, et see on ülihea olukord spekuleerijatele tegelikult. Seda peab tõsiselt hindama jah, et kas seda Eestis nagu tasub praegu teha. Ei, seda küll, aga ma mõtlen seda, et oletame, sa paned 200 tonnise vara endal nagu bronni või võlli 5000 eest ainult. Et mõni joob nädalavahetusel sama palju raha maha. Et lõpuks, kui läheb kõik pekki on ju või väga halvasti, siis sa tegelikult... Sa kaotad on see 5000. Ainult 5 tonni nagu kaotad. Et ongi kõik astud välja, ütled, mul ei ole raha või läks pekki, et kooli rahaks, aga et lihtsalt ma olen näinud olukordi, kus inimesed ostavad, teevad võlli 30 000, 40 000, 50 000 ja siis ka võimekalt ja siis on palju suuremad kindlasti jah. Aga siis midagi tahtsin öelda, aga ma mõtlen kohe järgi. Läks meeldest vaata ära. Ühesõnaga nende võllide asjaõigustega tuleb väga hästi selgeks teha ja siin võlli asjaõiguse juurde lisame ühe eritingumuse mõtte selle, et kunagi oli mul ühel kliendil endal siuke olukord ja täna näiteks olen ise ühte võlli tegemas isiklikult ja mina vaatasin selle kohe järgi, et oluline on see, et kui te ostate võlli, mingi korteri teete võlli või kas või kinnistul mingi ehitatava maja vahet pole, siis ja arendaja käest, et teie laenulepingus ei oleks eritingimust, et väljastatakse laen ainult sellel juhul, kui on kasutusluba väljastatud versus see, et te peate selle omavahel selgeks. Asjaõiguslepingu ajaks. Täpselt, asjaõiguslepingu ajaks. Et mõnikord on arendajad ei tee seda asjaõiguslepingu ajaks. Ei ole võimalikud olnud tehagi kasutusluba selleks ajaks. Täpselt, selleks, et see võtab aega ja... Võib-olla mingisugune laste mänguväljak ehitamata ja ei antagi nagu kasutusluba. Täpselt, ja see ongi see, et võtabki aasta või pool aega. Tavaliselt lepitud mingi aeg, mis aja jooksul kasutusluba arendaja nagu korraldab. Jah, täpselt, aga isegi mõnikord, kui see on seal ilusti sees võlaõiguslepingus, et näiteks aasta aja jooksul tuleb kasutusluba, see ei tähenda seda, et kui teie laenulepingus on kirjas eritingimusena näiteks, et laen väljastatakse ainult juhul, kui on kasutusluba ka väljastatud. Et seda peate oma pangaga kindlasti suhtlema, kui te selliseid diile pangaga teete. Haldurid küsima, et ei oleks pärast hiljem sihukest olukorda, et tuleb näiteks asjaõiguslepingu sõlmimise aeg ja kasutusluba on puudu ja pank ütleb teile näpud püsti, et enne raha ei anna, siis te olete väga halvas seisus, selleks teil on võll tehtud, teil on raha sisse makstud mingis osas ja ilmselt rohkem kui 5% tihtipeale ka, siis on väga halb see, kui teil ei ole seda raha. Et see on väga halb. Mul ühel kliendil oli kunagi, kes tegi selle diili ja õnneks tal oli ka omavahendid ja võimalus see ära lahendada, ise välja osta ja hiljem refinida panga peale, kui see kasutusluba tuli, nii nagu diilid olid, aga ta pidi ikkagist selleks, et muidu võib arendaja, kui on arendaja mõistev ja võib-olla ütled kuu aega, et tõesti. Tasub ikkagi sellise olukorda arendajaga rääkida ka, et sattus selline olukord ja selgitada. Ja, absoluutselt. Ja kui mingit suurt tungi ei ole, ma arvan, et äkki nad teevad eraldi annavad pikendust, siis... Ja võlaõiguslepingus tasub nagu seda ka kindlasti vaadata, et makstes ära siis 5% arendajale nagu planeerimistasu või ettemaksu, siis enamus arendajad ei kompenseeri vastu. Nad, kui mingi kokkulepe ei saa tehtud ja näiteks asjaõiguslepingut ei tule, siis nad kõige rohkem võib-olla annavad selle raha tagasi justkui, aga nad ei kompenseeri. Aga kui ostja jätab ostmata, siis see raha läheb ikkagi nagu arendajale. Ja, seda küll. Nad annavad tegelikult tagasi nagu ostja raha tegelikult. Nad ei kompenseeri seda. Sinu aega ja energiat ja kulu. Jah, et tavaliselt nad ei ole nõus kompenseerimisega. Lepingud maksavad, hindamisakt maksab, mis iganes, et nüüd. Eks see on jälle hea teema kinnisvaraga, mis ma tihtipeale näen, et ostjad turu peal küsivad, kes hindamisakti tellib. Et kui sa oled kinnisvara ostmas esimest korda võib-olla või pole ammu ostnud, siis täna on ikkagist reaalne see, et kinnisvara ostmise ja müümisega kaasnevad mingid reaalsed kulud. Ja see ongi nagu justkui äririsk või siis sinu risk, mida sa võtad, et kui midagi läheb untsu, nii kaua kui notaris allkirju all ei ole,
siis sa pead arvestama, et sa võib-olla, hindamisakt 300–500 €. No ütleme, korteri hindamine on umbes 300 €, 300–350, uuem korter vist isegi 400. No ja maja on 500–600. 400, sõltub ka siis kaugusest. Aga no lihtsalt asja point. Hindamisakt maksab, siis laenulepingu sõlmimine mõnikord maksab. Täna on päris palju olukordi, kus laenulepingu sõlmimine on tasuta. Või siis pannakse ka laenu hulka. Jah, või laenu hulka, jah. Aga, ja siis on veel sinu ajakulu, mis on kindlasti nagu oluline. Kui sa kõik need asjad, ja notaritasu näiteks, kui sa võlli ka teed ju, siis ega seal sa maksad ka notaritasu. Ja see, kui sa ostad uus arendus, siis alati teate, et tegelikult see tuleb seadusest. See ei ole nagu mingi väljakujunenud praktika, vaid see on seadus. Et tegelikult peaks kõik alati ostja kanda olema, aga turg reguleerib seda siis praktikas niimoodi, et uusarendustes on nii nagu seadus ütleb, aga teise järgu korterites, sa ei võta seda oma kuluks lihtsalt. Seal ei ole kõike 100%, võib-olla tal on ka mingid hüpoteegi muutmisi, mingid asjad. Ei, see ei puuduta üldse aga üldiselt ikkagi ostja maksab ostuga seotud kulud, jah. Ja võlliga tavaliselt jäävad hüpoteegid peale. Eraisikuga tehtud tehingutes ikkagi makstakse osa pooleks ja hüpoteegid maksab ostja ja niimoodi. Jah, ja see tuleb lihtsalt heast tavast. Aga võlaõiguse puhul tuleb ka nagu mõelda seda, et enamus kuludest makstakse võlaõiguse lepingu tegemisel ära notarikuludest ja riigilõivudest, notarikuludest. Aga hiljem siis asjaõiguses ei maksta topelt, makstakse lihtsalt hüpoteegi seadmised ja omanikuks kanded ja niisugused asjad, et müügi eest enam teist korda ei maksta. Jah, seda tuleb ise otsustada seal. Ei saa ju võlaõiguslepingu tegemisel, sa pead notari tasud ikka ära maksma. Kaasosas võid ka maksta, sa võid maksta võllis. Notar ikka tahab saada ei, töö on pooleks, võib alati teha nii, ma olen teinud. Minul ei ole niimoodi. Okei, minul on nii praktika. See on mingi sa võid kokku leppida, et võllis maksad pool ja asjaõigus maksad järgmise poole. Ma ei tea. Okei, sul on olnud, mul ei ole kordagi. Pole kuulnud kordagi. Igatahes, mis me veel arendustest rääkida tahtsime? Mul ei tule kohe meelde. Eritingumusest rääkisime, see oli ka oluline. Kuule, aga siis võtame teise teema. Samamoodi ka, nagu kui tõesti lepitakse kokku mingisuguste pistikute paigutamine, seinte ümber tegemine, mis iganes niisugused asjad, et need kõik võlaõiguslepingusse kirja panna, midagi nagu suuliseks kokkuleppeks ei tohi jätta. Jaa, ei, see on kuldreegel. Kui te kinnisvaras mingid kokku... No ma toon lihtsa näite, mul lugesin enda võlli just kogemata oli unustatud köögimööbel lisada, mis on hinna sees. Ma mitte et ei usaldaks, lihtsalt professionaalid, ükskõik mis valdkonnas te olete, siis professionaalid panevad kirja asju, et ei oleks pärast tõlgendamist, mis on hea teema, järgmine teema. Ei saa nagu ainult ka köögimööbel kirjutada, siis peab juurde, mis maksab, kus tellitud, kõik selline lisainformatsioon, jah. Et see võib olla alati lisa. Et on ka vist olnud seda, et on jah, köögimööbel, külmik ja siis müüja lihtsalt viib selle korraliku köögimööbli välja ja toob asemele mingi köögimööbli ja mingi vana külmiku ja sul ei ole midagi vaielda. Loodame, et nii ei lähe, kusjuures ma lugesin enda lepingust väga ägedat punkti, ma ei tea, kas keegi neist kuulab, aga tegelikult on öeldud, et mul on korteris seal parkett ja sinna ei tohi rasket mööblit peale panna, seks, et see on ujuv parkett. Ja kui sa paned ujuva parketi peale raske köögimööbli, mis ongi küllalt raske, seal on tehnika ja külmikud asjad sees, siis see ujuv põrand ei uju enam ja siis see võib kahjustada tulevikus seda, et see põrand ei saa korralikult mängida ja liikuda. Ehk siis ei toimi enam garantii. Ja kuule nüüd lõpuni, siis tegelikult minu lepingus kirjas ilusti, et tegelikult kui mööblit paigaldab, ma pärast siis vaatan, kui see on õigesti paigaldab. Kui mööblit paigaldatakse, siis peaks jalakohad, mis köögimööblil on, peaks freesima augud sisse põrandasse. Et ta läheb vastu betooni täpselt. Aga seal on põrandaküte. Ehk siis see ei ole loogiline, et nad puurivad seal. Okei, põrandaküte on betooni all. Aga ühesõnaga nad teevad põrandasse augu. See peab olema siis 10 mill parketi sisse, parketi sisse augu, peaks panema vastu betooni või siis teine võimalus oli, et nad eemaldavad parketi selle osa, panevad ära ja siis panevad sinna lihtsalt selle väikse serva ja siis panevad liistu peale sinna. No see on ka näiteks soojustagustusega ventilatsioon, et seda ei tohi välja lülitada, et tekib niiskus, on ju. Inimesed kuluda kokku ja mõtle selle, keeravad selle välja, on ju.
siis tekib niiskus, siis hakatakse vahandama arendajaga või siis selle müüjaga, et ebakvaliteetne või midagi sellist. mul on pidevalt ühes sellise asjad on lepingus sisse kirjutatud, meil vähemalt on olnud varem. Mul on pidevalt see Maakri 36 on mul seal tormajas üürikorter, vaata. Okei, sellel 3. korrusel saab aknad avada tegelikult, aga üleval korrustel ei saa. Aga samamoodi kõik üürnikud, kes seal vaieldamatult on, iga kord, kui sinna lähen, ma teen selle kapi ukse lahti, see on alati välja lülitatud. No ei tohiks ikka. Tegelikult vannitoas siis sundrenti pole, puudub. Seks, et see ongi see sundrent. See ongi see sundrent, jah. Ja inimesed ei mõtle selle peale, kuigi sa ütled neile. Isegi kui nad panevad sisse, siis nad lülitavad selle liiga vara välja, selleks, et vannituba tahab ikka 10-15 minutit nagu tõmmet saada enne, et ta kuivaks ära korralikult uuesti ja tuuldu. Ei ole kuskilt, kus õhku muidu peale tuleb ja ära. Absoluutselt, et see on, no nii on paraku nendes sundventmajades või teine teema on see, et kui sa tahad, et su sundvent korralikult töötaks, siis ära ava akned samal ajal. Inimesed teevad niimoodi ka, et tegelikult sundvent on mõeldud kõige rohkem just nendesse ruumidesse, kus sa ei saa akent lahti teha. On see ühes, ütleme siis ühes korteris oli see, et õhupuhasti tõmbas nii kõvasti õhu korterist välja, et välisust põhimõtteliselt ei saanud lahti. Peab ikkagi nagu aknast õhku peale laskma. Ega see tegelikult on hea point, õhupuhastada on erineva selle väljatõmbe jõuga. Mul on näiteks see, ma panin korterit müües lepingusse kirja kaminohi on. Et kui õhupuhaste töötab, siis kaminas ei tohi tuld teha. Seks, et ta tõmbab korterist nii palju õhku ära, et mul on endal kunagi ise õppinud praktika käigus, tõmbas tule kustu, aga toss tuleb räigelt välja siis. Ja mõtlesin, mis juhtus, täis paanika. Ja kohe, kui ma panin kubu kinni, 5-10 sekki ja tõmme taastus ja kamin hakkas ilusti tõmbama. Nüansid. Ei, need on nüansid ja need on hästi olulised. Näiteks me müüsime ühe maja uutes majades, kuidas tehakse kaminat, tead? Või ahju. Lisatõmme on all ja tuleb vundamendi seest kaminasse otse. Niimoodi, et on väljavõtt eraldi olemas. Ja just sellepärast, et uutes majades on sundventilatsioon. Seal on see väljatõmme nii tugev, kui sul on veel kubu hästi võimas. Et kui sa teed kaminas või see ahjus tuld on enamasti kamin. Siin on veel tore see, et sul on see põrandaküte ja kuskil on see andur, mis jälgib toatemperatuuri, ja siis sa paned kamina põlema ja siis ta ei saa enam aru, palju kütma peab. Need on siuksed asjad, no mina ka ei teadnud, et kaminasse tuuakse eraldi vundamendi seest eraldi pealevoolu õhk ja tegelikult üli hästi tõmbas, isegi siis, kui kõik muud asjad möllusid. Ja siis sa võid väga kasutada. Aga kui sul on vanem maja, siis siukest asja ei ole. Siis vaadake üle alati, kui teil on küttekeha, kamin, ahi, et teil korstnapüüki akt toimiks, nagu oleks nii-öelda, mis ta see on, kehtiv. Ja kui endal ei ole, siis saab ühistust tellida või siis tuleb ise tellida. Enamasti kortermajadest tellib seda ühistu. Ja maksab ühist. Tegelikult makstakse just. See pannakse sinna arve, kommunaalarve sisse. Aga kõik ühistud ei taha tellida ja siis nagu vaidlevad vastu ka tegelikult. Alati võib eraldi ka tellida, lihtsalt siis peab korstnapühkija saama ligi ka ülepeal korstnale, nii et te peate ühistuga ikkagi suhtlema, et ta saab siidritele ligi, et seda ei tehta kamina põhiselt. Tegelikult ongi oluline, et ega see kaminahi ei lähegi nii väga tahma täis. Maamajas puhastab ise löörid kõik asjad ära, aga siis korstnapühkija tuleb kohale, vaatab lihtsalt üle. No jah, aga kinnitab aktiga ikkagi nagu. Ja siis maksad raha ka. Ja raha maksad ikka, jah. Võib-olla natuke vähem. Pigem võiks siis talle lihtsalt raha maksta, lasta jääb ära. No talle meeldib tegutseda. Jah, aga me ühe korra vist puudutasin ka seda, et tegelikult on täna täitsa ahjude register eraldi olemas. Et kõik ahjud, mis täna ehitatakse, on nagu Rolls-Royce'id, et nimelised, kes on see potsepp ja korstnapühkija, kes seda teeb, puhastab ja siis ehitab. On olemas, nii et kui midagi juhtub, siis on... Aga ametlikult on tehtud, siis on korstnapühkija nimi juures ja akt on seal olemas. Ja kui ei ole ametlikult tehtud, siis see näitab seda, et ei ole ametlikult tehtud. Tihti hakatakse muretsema siis, kui nagu müüma hakatakse. Et ei mõeldagi, ma pole kaminat ammu kasutanud ja mul pole vaja seda akti nagu. Aga tegelikult ikka on. Sellest nii on. Okei, kuule, aga räägime kuumast infost, mis ma sulle hommikul just rääkisin siin, kui sa tulid. Jah, ma ei saanud ise aru. Ma ka ei saanud aru selleks, et oli olukord kõigile teadmiseks, maaklerid, teie ka nüüd kuulake täna hommikul. Rendin kurikuulus, üleandmisvastutmisakt
esiteks me uurisime, kust see tuleneb. kõigepealt sõlmid lepingu, räägime sellest. Ühesõnaga, okei, ma räägin sulle praktika olukorra. Hästi lihtne, me oleme varem rendimist teinud üürilepinguid, siis alati, kui me korteri üle anname, teeme üleandmise vastuvõtmisakti. Need ei pea ühel ajal olema. Need ei pea, siis kui korteri valdus üle antakse, siis tehakse üleandmisakt. Leping võib alati varem olla. Nüüd, eile... Saadad selle meili peale või rendin saadab põhimõtteliselt meili peale kinnitamiseks üürnikule. Ja siis üürnik kinnitab ära, kui ta selle avab. Enam ei ole nii. Rendinis on nüüd nii, et te saadate selle akti täpselt samamoodi tavapäraselt välja, aga seal on üks klausli juurde tekkinud, et kui te seda kohe koha peal ei tee, näiteks te ütled, et meil ei tule kohe läbi, seal vahepeal süsteem tõrgub, nagu mul eile oli, et tee siis esimesel võimalusel kohe, kui meil tuleb tunni aja pärast. Ja siis täna helistasin üürnikule, et siiamaani kinnitamata, et mis värk on. Ja siis tema ütles, välismaalasega tegema, et tal on 2 nädalat aega seda kinnitada, mis oli minu jaoks hästi suur üllatus, sellepärast, et... Sest pole teavitatud või ma ei tea, ma ei ole ka sellist infot saanud, et niisugune muudatus tehakse, et üleandmisakti võimalus siis kinnitamisaeg on nagu antud 2 nädalat teadlikult. Ja see, me saime siis ka vastuse sellele, ma loen selle kiiresti ette, et keegi siis rendinist kirjutas mulle, kas see on siis jurist või kes igatahes rendin mulle vastas selle. Tänasin mind selle ja siis juristi selgitused üleandmisakti küsimusele. Mõistame teie ja üürileandja muret ning selgitame hea meelega, miks 14-päevane üleandmisvastuvõtmisakti täiendamise periood on tegelikult mõlema osapoole huvides. Ma saan aru ühest vinklist, et see on nagu mõlema huvides. Et just kui tekib mingid, me jõuame sinna kohe, aga ma juba etteruttavalt. Et kui tekib mingi olukord tõesti, et see on see mõistlik aeg vaata varjatud puuduste osas, et kui sa kohe midagi ei avasta üürnikuna, kapis on näiteks sahtel katki, nagu ütles kliendi teenindaja mulle, siis ta avastab selle, teeb sellest pildi ja saab selle sinna akti lisada. Aga mul tekivad siin palju suuremad küsimused kui see kapi sahtel, mis ei maksa mitte midagi. Selle perioodi eesmärk on anda üürnikule mõistlik aega avastada varjatud puudusi, mida ei ole alati võimalik kiirel esmasel ülevaatusel märgata, täitsa aru saada. Näiteks võib selleks olla mittetöötav kodutehnika või mõra kapi seinal. Üürnik saab akti ainult täiendada, mitte muuta. See on ka jumala fine, täitsa loogiline. Üürnik ei saa kustutada ega muuta maakleri või teie poolt juba siis lisatud sisu. Ka jumala fine, täiesti saan aru. Kui näiteks teie pildil on sein terve, ei saa üürnik 2 nädalat hiljem väita, et seinas olnud suur auk oli varjatud puudus. Selline väide ei oleks ilmselgelt usutav ja rendin seda ei aktsepteeriks. Soovitame üürnikule selgitada, et see 14-päevane periood on talle täiendav turvavõrk. Et siin nagu täiega üürniku huvides. Ei, peabki üürniku huvides ka tegutsema. Ma saan aru, aga siis täiendav turvavõrk mõlema poole. Kõik, mis on seaduses, peab olema üürniku huvides. Turvavõrk just selliste varjatud puuduste märkamiseks, mida esmapilgul silmi ei jäänud. Tegelikult ei näinud ilmselt tahet. See näitab head tahet ja aitab luua usaldusväärset üürisuhet. Okei, sai aru. Nüüd minul on palju suuremad küsimused. Omavahel siin natukene põrgatasime ideid ka. Kui keegi tahab nüüd põrgatada kaasa, siis põrgatage. Üürnik pole justkui korterit vastu võtnud, miks te peaks üldse kommunaalarved ja... Üldse midagi tegema, või maksma. Et selleks, et leping on sõlmitud, aga tegelikult on see, et valgudus pole kätte saadud, siis ta justkui ei peaks kommunaale maksma. Ta on justkui reaalselt, see on valduse kätte. Et üüriraha ta peab maksma selleks, et üürileping on sõlmitud. Ei, ta ei ole. Aga ta ei kasuta kommunaale ei pea maksma. Minu mõte. Üür hakkab ju ka. Kui ta pahatahtlik? Üür hakkab selles hetkes, kui ta korteri kätte saab. Ei, leping on ju 14. allkirjastatud, siis hakkab ikkagi sellest päevast pihta. Sa võid lepingu allkirjastada 10. ka, aga annad üle 14. Jaa, Marti, aga mõtle nüüd natukene loogiliselt. Mõnikord me teeme lepingu kuu aega varem ja inimene ei saa korterit kätte, aga üüri maksab ikka. Selleks, et ta broneerib justkui endale selleks, aga ta ei saa ise kasutada ja ka meie ei taha talle liiga pikalt tasuta anda, siis ta maksab üüri ikka. Selleks ongi üürileping. On ju? Aga kasutusega üleandmisaktiga me fikseerime ära, et sa hakkad kasutama midagi. Ehk siis veekulu tõuseb, elektriarved tõusevad, võib katki midagi minna. Siis fakta on see, et kui see on minu arvest, kui see on pahatahtlik üürnik nüüd oletama, et 2 nädalat on piisavalt pikk aeg, et talle ei meeldi üldse see korter. Siis ta ütleb,
läheb minema, lõpetab lepingu, okei, see 3 kuud jääb ikka, sest leping on allkirjastatud. ta ei kirjuta üleandmisaktile alla, siis ta nagu ei ole vastutav selle korteri eest. Ma saan aru, et ei ole vastutav, ma saan su mõttest ka aru, ma olen nõus suga, ma ei vaidle suga vastu, aga ma tahan öelda, et siin on erinevaid asju, kuidas seda saab kõike tõlgendada ja see jätab nii palju lahtiseid otsi sellele, et kui ta seda, minu soovitus on lihtsalt, et edaspidi maaklerid või omanikuna ise annate lepingut teete, siis üürnik seal samas koha peal teeb selle akti lahti ja kui tal on mingi pretensioone, siis ta teeb veel lisapilte või palub, et lisame neid ka ja ikkagi kinnitab kohe ära, et ärge jätke seda võimalust 2 nädalat. Nii palju kordi on, kus see akt ei lähe lihtsalt läbi nagu. Ja see ei lähe läbi ja ühesõnaga igast jama võib tekkida sellest ja tegelikult minu arust on see suht absurdne sellepärast, et Rendin oleks võinud e-mailiga selle kõikidele lepingu, kellel on leping nende kaudu või tulevased lepingud tulemas, et tagantjärgi see teistele ei ole vahet, need on kõik tehtud niikuinii, siis oleks võinud teavitada. Siuke info, et aga jah, mul tekkis siin tegelikult rodu küsimusi, et kui see huviline ongi nagu pahatahtlik, ta rikub selle korteri väga ära. Kust alates ta peab maksma hakkama nagu kommunaalidest näiteks? Üüri osas mul ei ole ebaselgust, et üürileping on sõlmitud, et üürid maksab isegi siis, kui ei kasuta. Tal ei ole üle antud. Mis sest, üüri sa maksad isegi siis, kui sa ei kasuta, sa panid ju allkiri alla. Ei no selles küll, aga mul ei ole antud korteri kätte, ma ei ole saanud allkirjatud üleandmisakti, ma ei vastuta selle eest. Sa ei vastuta selle eest, ma olen nõus. Ei, ma hakkan mingi, just paberi peal on kirjas küll jah, et nagu 14. peaks maksma hakkama, aga lepingus on ka kirjas, et mingi mõistliku aja jooksul tuleb vastu võtta, aga ta ei pea seda vastu võtma jälle. Ja ma saan aru, mida sa mõtled, aga ma lihtsalt räägin seda, et siin tekibki nii palju tõlgendamisi kohti ja vastuolulisi. Et sina näed juba meie omavahel 2 profi justkui, kes nagu peaks ühtemoodi mõistma siis arutame selle üle, kas üüri peaks maksma, kas kommunaale peaks maksma ja kes peaks maksma. Ma saan aru, et vastutust ei ole. Ma saan sellest täiesti aru, ma olen nõus suga. Ma ei vaidle üldse sellel teemal, vaid ma lihtsalt annan mõtte, et mina tõlgendan seda juba niimoodi, et üüri pead niikuinii maksma, kas kasutad või mitte, see ei ole sellest tulenev, aga kui sa seal midagi ära rikud näiteks, 2 nädalat on pikk aeg, oletame, et hakkab täna kolima, nii nagu ta ütles mulle. Ja ta läheb kuhugi pihta. Ja mul on üldpildid, mul ei ole iga sentimeeter seinast ära pildistatud, on ju. Ja nüüd seal on mingi sügav, ma ei tea, kipsplaat läheb katki, on ju, läheb nurgaga pihta. Ja teeb pildi sellest, ütleb, et see oli siin. Ma ei tea, kas seal elutoas kapi taga oli täna, saad aru mu mõttest, on ju. Ja tegelikult see pärast see värvimine kõik... Põhimõtteliselt me saame minna 8 nädalaks kellegi korterisse elama. Ilma vastutuseta. Et minule Rendinile soovitus siin, et teistele ka, et tehke koha peal see ära, nüüd igatahes ma juba siin teistele üürnikega rääkisin. Või siis öelge neile, kui üürnik ei ole nõus selle ajaga, siis öelge, et nägemist oled 6 üür. Ja saame 2 nädala pärast kokku. Või siis saame 2 nädala pärast kokku, jah, aga üür maksad ikka. Ise oled süüdelt vastu ei võta. Või siis kanna taha tagasi ja võtad uue üürniku. Täiesti natuke naeraks olevalt. Igatahes, mis ma teen järgmiseks nädalaks, äkki saame targemaks, ma kirjutan Rendinile veel juristile ühe kirja, panen natukene neid naljakaid olukordi. Tõenäoliselt see on kuskilt praktikas tekkinud, et kellelgi on mingid vaidlused tekkinud ja siis nad on selle lahendanud nagu selliselt. Minul lihtsalt üks nõuanne selle koha pealt, et minu arust oleks Rendin võinud selle teha nii, et mida ma ka juristile kirjutan, et akt tuleb ikkagi kohe teha, allkirjastada ja kui on pretensioone 14 päeva, mis on siuke üldse Eesti Vabariigis sa võid alati, ongi see 14 päeva, laenulepingutes on ka see sees igal pool. See on teine teema. No aga ikkagi see 14 päeva on just mingi maagiline aeg. Ja siis... Aga 2 nädala jooksul ei avasta kõik ja ikkagi 2 kuu pärast alles avastab mingid uusi asju, aga siis need ei ole enam olulised. Jah, see on ka naljakas. Siis on mõistlik aeg läbi. Igatahes, mis ma öelda tahan, et tegelikult võiks Rendil lahendada minu arust selle niimoodi, et akt tehakse ikkagi kohe ära, fikseeritakse ära nii palju, kui on visuaalsel hinnangul nagu normaalne fikseerida ja aru saadud. Ja kui tekib 2 nädala jooksul pretensioone, siis on võimalik mingi lisa 1 luua üürnikul. Näe, leidsin selle, siin oli veel katki, omanik palun aktsepteeri. Et leidsin juurde. Mitte see, et kogu akt seisab praegu nagu stand-by peal ja nii ongi. Ja ma ei saa midagi teha, sest ma tegin taga lepingu ära, ma andsin selle üle. Ja nagu eile öösel umbes kell 7 õhtul Rendin
tegelikult jumala leile, see rendin eile ei töötanud korralikult ja ma sain klienditeenindust ka kätte, kell oli 7. Kell oli õhtul 7. Ja mul oli laadinud pildid üles ja ma ei saanud akti, tavaliselt 15 minutit, teil läks tund aega, et laadida pilt üles. Ja kogu aeg ütles, et ei saa laadida ja lõpuks ei saanud ühtegi pilt üles laadida, siis proovisin rendinile, ei võtta vastu ja tegi refresh'i ja restarti ikka ei saanud. Ja lõpuks jutustasin seal natuke, proovisin ühe korra, mõtlesin, et proovin ühe korra veel, hakkas tööle. Aga nagu... ja üks asi, mis ma mõttena veel mõtlesin, et jagan, et kui on interaktiiv... samamoodi nagu notarileping, ma ei tea, kuidas sa tunned ennast, kas sa prindid enda kinnistu raamatu välja, mõtled välja, et sa oled päriselt mingi asja omanik? Millal? Endale? No seesama, kas sa võtad notarilepingu endale täna? Endiselt ikkagi notaris osad inimesed soovivad paberkandjale, teine ei soovi nagu. Ma olen see isik, kes tahab neid. Ja ma olen kõik Eesti.ee lehelt ka kõik alla laadinud digitaalse allkirjaga. Miks? Sellepärast, et mul on olnud nii Eesti.ee lehel, notari lehel olukordi, kus server on maas ja siis ta ei ole mingi asja omanik. Et mõelge digimaailm, kontori tööta üks päev, büroo on ju, kus seda hoiustatakse ühte eksemplari originaali. Ja sa ei ole võtnud endale originaali. Notaribüroo ei tööta. Näiteks sa ei saa sinna sisse lihtsalt, see on kinni, ma ei tea. No notaribüroos on arhiiv, aga... Ma saan aru, jah. Aga see on kinni, sa ei saa sinna. Ja nüüd on server ka maas. Kuidas sa siis tõestad näiteks järgmisele, ma ei taha öelda valitsusele, aga ühesõnaga järgmisele võimule, et see korter on minu oma. Mingi arhiiv on olemas ka veel. Ei, sa ei saa ligi nende. Mitte notaril, aga veel on lisaks. Sa ei saa ligi sinna. Kohus on ka, kohtuarhiiv on ka. Sest nad ka ei saa ligi sinna. No siis, ma ei tea. Aga pekkis. Ehk siis minu mõte on see, et kui sul on liiga palju vara, siis veidike võiks ennast paberdokumentidega kaitsta. Välja seefis. Seda ei pea tegema, aga see on minu võib-olla siuke veider mõte. Seifid kokku korjatakse kõik. No, aga see on sinu hallata. Ära seda pangaseifis hoia, et see sama mõte vaata rahast, et miks mõnele Bitcoin või kuld meeldib või hõbe on sellepärast, et sa saad seda füüsiliselt hoida enda käes. Teiegi väga telikas olema kulda hoida. Kulda, kui see liiga palju on, siis ta on raske. Kukub naabrile äkki põrandaga läbi. Ära puumajas siis liiga palju kulda hoia. Üks kand kaalub päris palju. Igatahes okei, lähme teemast välja. Võime minna. See on live podcast. Võime rääkida, mis me tahame. 37 minutit on läinud. Kellegi küsimusi ei ole. Martinit pole siin, et ei ole. Okay. Kuule, aga räägi oma pildistamisest. See pildistamine tähendab seda, et sa olid üks päev natuke marus, et läksid ja siis must ja koristati alles ja ei võetud selleks aega ja tegelikult see on oluline teema. Mitmetel... Või üldse, kuidas saada häid pilte? See on lihtsalt tihti see probleem, et kui sa tellid fotograafi, siis osadel on rohkem aega kui teisel fotograafil. Aga üldiselt nad tahaksid järjest pildistada ja teha pildid ära ja võiks olla juba eelnevalt, kui on vajalik, ma ei tea, tolmupühkida või midagi koristada teha, et kõik see oleks eelnevalt ära tehtud. Et juba need koristusvahendid oleks ka toast ära pandud. Et kõik mööbel oleks rätitud, koer ja kass ei saa alati toast välja ajada, aga lihtsalt, et nendega peab tegelema veel. Kass on äge, kui pildi peal on. Kõigile ei meeldi jälle ja... No tegelikult on niimoodi, et tegelikult see ei ole vaja jätta, aga sa ei saa sellest üle ega ümber, sellepärast, et kui vaataja tuleb, kass on kodus, siis ta näeb, kui ta on allergik. Aga räägime lihtsalt, et võimalus on ikkagi diivanid tühjaks teha, köögilaud tühjaks teha, voodid korda teha, kõik mingid kastid, asjad korra eest ära tõsta. Võib-olla mõned isiklikud pildid, kui ei soovita jätta pildi peale, et kõik sellised asjad saaks eelnevalt ära teha, et hambaharjad peitu. Lihtsalt ma olen harjunud ja leppinud ja nii edasi selle olukorraga, et ma aitan koristada, ma aitan asju kokku panna, aga ei taha teiste inimeste asju kokku panna ebamugav natukene. Kas sa ei ole ise ära näinud? Kus kohast? Ütlen, et me ei saa pildistada siin täna. Ei, neid olukordi on ka olnud, kus... Paremini korrastada. Ei, neid olukordi on ka päris mitmed korda on, kus kutsuti liiga kaua läheb aega. Kutsuti pildistama, küsisin, et mida ma siin pildistan, et teil on
bokserid elavad reaalselt ei no riided, köögis on nagu nädal aega süüa tehtud ilma varistamata. Vannide ukse sees on suured augud, on ju, et nagu kõik jalatsid on laiali, kapid, kastid, kõik avatud. Et noh, ja siis teeme paar ilusat pilti, et saaks nagu objekti nagu avalikuks panna, on ju. Aga siis nagu tekib nagu kahjuks see olukord, kus tõenäoliselt me paneme avalikuks ja siis tahab klient tulla, ostja tulla tutvuma nagu objektiga võib-olla juba homme, on ju. Ja siis, kui ta tuleb ja näeb nagu, mis see päriselt on, siis ta nagu ei taha seda objekti, ta ei taha seda raha maksta, mida võib-olla, mis pildi peal oli. Kusjuures ma olen jumal nõus sellega, et ma olen kogu aeg seda tegelikult ka mõne fotograafiga arutanud, et või nagu mõned pakkumised on nii ületuunitud ja mul on kliendid seda ka öelnud päriselt, kes kohal käivad, et teate, et me tuleme teie korterisse, noh, ma olen seda tagasisidet endale saanud, et ülitore on see, et sa kuuled, et need pildid vastavad nagu päris sellele, mis tegelikult saab. Et mitte see, et ongi, et tehakse korter ülikorda, aga tegelikult see inimene järgmine kord, kui sa lähed sinna kliendiga, on nagu full teine korter, segamini, must, räpane, you name it, on ju. Ja võib-olla mõnikord on see, et dušikabiinid on pesemata kuu, 3, 4, 5. Sa ei näe läbi nagu see. Aknad, dušikabiinid. Noh, okei, teinekord tuleb ka nagu see, et sa teedki nagu, tulevad paremad pildid, kui reaalne olukord on. No see on natukene. Ei saa nagu ka halbu mitte teha. Kui sa oskad pildistada, siis eriti. Aga nagu noh, ma ei tea, ise olen mõelnud, et okei, tuunitakse need korterid igasuguste aksessuaaridega, on ju. Ilusad lilled, kunstlilled, vaibad, värgid, okei, tulevad ilusad pildid, nagu sa ütled ka. Klient tuleb tuppi küsima, kus see diivan on, kus need lilled on, kus need asjad on, on ju. Et hoopis teine nagu asi, mis pildi pealt nagu reaalselt välja paistab, et no mina ei ole seda teed läinud, et väga nagu hakata ilustama nagu. Ja ma saan aru, no see uusarend, me räägisin praegu uusarendusest, staging on, on ju, aga asutatud korterite puhul tehakse ka ikkagi neid staginguid. Seda küll, jah. Aga lihtsalt mõnikord luuakse nii võlts olukord, et tegelikult sa ei saa seda, mida seal nagu üleüldse nagu luuakse. Tühja korteri puhul lihtsalt pannakse mööblit, et inimesed tajuks suurt vabadust. Aga ma saan su mõttest aru, et see on keeruline. Mina ei ole ka seda teed läinud. Mina olen alati seda meelt, et mingi nagu autentsus peab jääma, et inimene ei pettuks kohale tulles versus pilt. Et see on nagu hästi oluline ja näiteks ka valgus, et kui me räägimegi pildistamisest üleüldises mõttes, siis see on hästi, mul on aru saanud subjektiivne. Mõni fotograaf näiteks, keda me kasutame, armastab mitte ülevalgustada, aga teha nagu hästi valgusküllased pildid. Ülevalgustada. Ja mõned teevad hästi üledeks. Ja tegelikult, kui sa sinna korterisse lähed, siis ta on üldse sumedates toonides, pastelne, et seal ei ole üldse nii palju valgust. Ja siis see ongi juba pettumine alateadlikult. Nii on klientidele ostuhuvilistel niikuinii pettumus see, et ju tehakse lai kaameraga ja siis tulevad tuppa, siis see tuba on tegelikult niikuinii väiksem. Ja kui see näeb veel teistsugune välja ka, siis on nagu veel nagu... Ütleme, kui profid pildistavad, siis tegelikult see ei peta ära see... Mõned arvavad valesti see, mul on nimetatud kalasilmaks. Väga palju on ikka pilte, kus... Tõmmatakse ülilaiaks. No lainurk objektiivid ju meil endal ka on see olemas. Jah, alati on see mõte, et ta võib avaramaks võtta, aga kui klassikaline inimene ostab näiteks, ma siin veits võib-olla oponeerin, Mustamäe 2 toalist, on ju. Kui sa teed selle elutoast pildi, mis tundub natuke avaram, siis tegelikult ta teab, et ta läheb ostab vana Mustamäe paneelikat, et see tuba ei saa seal liiga suur olla. No, aga kui inimene on elanud väiksemas korteris, siis ta võib-olla pildi pealt saab vale... Ma olen nõus, et see tunne võib, kui tal tekib see, ta läheb koha peale. Eks tegelikult sealt tulebki välja see oluline, see tunnetus, sest et iga kinnisvara, kus mina olen tahtnud kunagi elada, on alati see esimene tunne. See on nagu kaasaga. See esimene tunne, tema või noh, see korter, et nagu on ju nii. See ei ole nii, et nüüd lähen koju ja mitte alati armastus, aga see inimene meeldib sulle ja siis... Et nüüd lähen koju ja kalkuleerin, ma ei tea, kas tal on need omandused või kinnisvara puhul, et kas tal on see ruutmeeter või kas see valgus äkki paistab õigel hetkel, siis mulle meeldib see. No, ei ole, sa lähed sinna, sulle fakt on see, kas sulle meeldib või meeldib.
et ja kõik kliendid, kes on mul alati käinud, miks ma nagu seda räägin, on tegelikult oluline, et mul on hästi palju, kelle kortereid ma müüme või kodusid või kinnisvara. Helistavad, et kuule, aga räägi ringi ta. Ütle talle, et aga mul on nii madalad kommunaalid seal või et tegelikult ju see on nii hästi seal tehtud või et mul on ülihead naabrid. See tegelikult ei huvita kedagi. Sa ei räägi inimest ringi, kui talle asi ei meeldi. Et see on sama, kui ma peaks... Võitaks ilustada nagu ja et see ei toimi. Endale olulistele asjadele tähelepanu pöörata, aga selle teise inimese... Osta jaoks ei pruugi üldse oluline olla. Ei pruugi üldsegi nagu meeldivad asjaolud olla. Täpselt. Ja see pole... Ja näiteks tuuakse ju neid näiteid, et meil on akna all on laste mänguväljak. Jah, täpselt. Ja siis nagu mina olen karter ja siis tuleb ostja ja ütleb, et ma ei taha oma laste mänguväljakut akna alla. Täpselt. Ja isegi kui tal on lapsed, ikka ei taha. Ikkagi ei taha nagu võib-olla, jah. Ja sellised asju on hästi raske, mitte raske, vaid tegelikult põhimõtteliselt võimatu ümber rääkida, sellepärast on erandeid, kus inimesed kalkuleerivad või kui investoritest rääkides, nemad vaatavad ka numbreid, on ju. Aga mida ma väikeinvestorite puhul olen näinud, siis pole see ka palju numbreid ei vaata neid emotsioone, mis seal asjaolus on. Et korrusvaated, ma ei tea, valgus, mis seal aknast paistab. Või näiteks ma seal kinnisvara kogukonnas, siis eelne reede oli mul just hea jutuajamine siin paari selle kogukonna liikmega, et kinnisvara investoriga siis, et nemad ostavad ainult 5. korrust. Piltlikult öeldes viimast korrust alati. Vahet pole, kas see on 5., 9., 9., 7., 7. Kedagi pole peal. Kedagi pole peal ja sellist ostjat ja üürnikku on turul hästi palju. Just kui tegelikult, et inimesed tahavad seda. Ja ma olen ka nõus, et mul endal oli 2 korterit, üks oli 5., üks oli 4. üürikorterid. Ja mul ei olnud kunagi probleemi siin üürnikke leida. Mul oli see ära müüsin väga kiiresti, 6 aega mõlemas. Luba sul see 5. on nagu. Kui sul on 3. korter, siis lapsi ja asju ei tahetud asju. Ma olen nõus jah, aga ma ei küsi palju neil on, aga mul olid 2-toalised. Et kui sul on 1-2-toalised, siis ongi nagu pigem üksik inimene või paar. See ei ole probleem. See ei ole probleem. Ja seal ma natuke tõin selle mõtte ka välja, et kui sul on juba 3. või 4., kui lift on, siis on teine teema, aga kui ma räägin ilma liftita. 9. korteris maja seal 9. korrus on järgmise inimese jaoks probleem see, aga kui lift üks päev ei sõida, ma jäin lifti kinni ja 20 minutit ootasin. Terve maja elekter läks ära ja ma ei saanudki autoga tööle minna. Seal... Et niisugused asju tuleb ette nagu. Õismäel ja Lasnamäel on need 16-kordsed majad vaata vanad. Seal on hästi õudsad liftid. No 2 lifti on taas. Anni sõbranna juures käisin külas just üks päev siin, siis seal on 2 lifti, üks on hästi suur, kaubalift, üks on pisikaine. Ja siis ta vist oli selle suurega, ma ei mäleta kumma, kas suure või väiksega, ta oli ka kinni jäänud. Ma ei kujuta ette, kui ma jääks liftis kinni. Õismäel vanas maja. Okei, Kone ja mis see teine firma on? Need on kõik hooldatud ja kõik on nagu okei. Mingi 10 minutiga oli kohal ja ma sain 15 minuti pärast välja, aga lihtsalt see tundus nagu nii ebareaalne, et nagu keset päeva jään nagu lifti kinni. Su maja on üldse... Terve maja läks elekter ära lihtsalt nagu. Ja et kell töötas see, mis seal... Ei, see on mingi akuga tõenäoliselt, aga mingi tädi seal rääkis mugu juttu, et... Ma mõtlen lihtsalt seda, see on analoog. Sellel on elektrit vaja. Mina ei tea, see on aga... Kettaga telefon vanasti see läbi juhtme. Aga avastasin selle, et esimesel korruselt jala garaaži ei saa. Ütled maja ka. Kunagi niimoodi ehitatud. Uskumatu. Tegelikult ma tahtsin veel lõpetuseks täna natukene puudutada kasutusluba ja ehitusluba ja ma ei tea miks, aga mul oli siin kirjas. No viimasel minul on ka, et ütleme majad, mis on varem kui 2015 ehitatud, neil ei pea nagu olema tänapäevas kasutusluba, kui seal ei ole midagi oluliselt ehitatud. Neil ei pea olema siis EHR-i kantud isegi. Ei peagi olema nagu kasutusluba nagu välja antud. Või kasutusteatist. Kasutusteatist, aga küsimus on selles, et kui seal on tehtud mingeid olulisi ümberehitusi, siis nagu peab jälle, et juurdeehitusi... Kui on originaal ja seisuvad. Algne originaal, jah. Seda küll, jah. Või siis kergsein on muudetud, milleks ei pea ka olema. Inimesed on üsna nagu ehmunud kõnesid teinud, et sellel 2000 aastal majal ehitatud majal on kirjas ainult olemas. Kasutusel on see päris. Või kasutusel, mis on olemas ka, kasutusel, okei. Ja siis on oletuslik ehitusaasta. Mis see tähendab? Tihti omanikud teavad, et see ehitati sellel aastal, aga kirjas on see aasta ja kuskil dokumentides on joonistatud mingi 3. aasta võib-olla. Et
see tekitab küll segadust, aga noh, nii see meie riigis on. Nii on paika pandud, et selle ei saa muuta. See on kusjuures suhteliselt keeruline, jälle minu arust on see jõhker nagu, tegelikult on seda hästi raske nagu selgitada ostuhuvilisele mõnikord, et nad ei usu seda, mida sa räägid neile, et see kasutusloa... Ma vaatasin, et ei ole kasutusluba. Jah, täpselt, et ma vaatasin, ma ütlesin, aga seda ei peagi olema. Kuidas ei pea? Kogu aeg räägitakse, et kasutusluba peab igal pool olema. Ei pea, selle mõttes, kui sul on 100 aastat vana maja, see on ammu sisse kantud, ongi see staatus kasutusel, siis sul ei pea dokumentide all eraldi olema lahtrid mingi kasutusluba väljastatud 100 aastat tagasi. Ehitusluba, siis kasutusluba. Seda ei pea nagu olema. Vanemate majade puhul on võib-olla lihtsalt nagu tihti see, et ongi tänane müüja on ostnud selle sellisel kujul, nagu ta täna on. Tema ei olegi siin midagi ehitanud. Aga see tegelikult ei tähenda seda, et tema ei peaks neid dokumente korda ajama. Et ennem teda ehitati maja mingi laiendus on ju. Siis ta peab juba, siis see on teine teema. Või maja siseruume on niimoodi ümber ehitatud või küttesüsteemi on ümber ehitatud. Täiendatud ja aktiivitud, jah. Selliseid asju, et kõik see tuleks ehitusregistrist. Kui te muudate küttesüsteemi või veetorustikku, kõike olulist, siis tegelikult need teavitused tuleb alati sisse kanda, et õhksoojuspump. Pööningu välja ehitamine. Mida palju tehta, need pooleteistkordsed majad, mis vanad olid tühjad pööningud, on toad tehtud, ära soojustatud. Mingid verandade toaks ehitamine ja sellised asjad. Neid asju on hästi palju ja tegelikult see on, minu jaoks on see siiamaani hämming, et inimesed, ma tean väga, ikka tegelikult suht paljusid, kes ehitavad täna täpselt samamoodi ikka. Kortermajade puhul ka endiselt ehitatakse neid vaheseinasid, võetakse ära, tehakse ümber. Või siis ongi kunagi ostetud selline ümber planeeritud korter ja siis ainuke nagu selline veits naiivne nagu arvamus on see, et aga mina ostsingi sellisena ja mina ei pea midagi tegema. Kui see juba on niimoodi tehtud, siis tuleb ikkagi projekt teha, kohalikku omavalitsusse minna, sealt saada kinnitus, kooskõlastus ja kui olla hea naaber, siis korteriühistule ka teada anda. Et ei pea alustama korteriühistust. Tuleb minna kohalikku omavalitsusse. Kusjuures see on räige müüt. Teinekord piisab ka sellest, et ei pea mingit projekti tellima ja maksma selle eest tuhandeid. Et tellida kas või korteriühistust, küsida korruseplaan, seal näidata ära, mis on eemaldatud, kuhu on tehtud mingisuguseid avasid või asju. Või mingi, ma ei tea, kas või uued elektrijuhtmed on paigaldatud. Need on ka juba teises kohas, kui algselt on. Need asjad nagu... Kui ise teha, siis teha kõik dokumendid ka kohe ise korda, kui ehitus teha. Aga kui on tagantjärgi vaja teha, siis see tuleb ennem müümise alustamist korda teha. See võib asjaajamine võib kuid aega võtta. Absoluutselt ja kõige hullem ongi see, et sa teed seda naiivsusest, sa arvad, et äkki keegi ei märka, mida ka inimesed turu peal loodavad. Selgitati nii ja mina ei midagi. Täpselt ja tekib teil ostja pangalaenuga. Ja oma rahaga saab kõik osta, mingit dokumente pole vaja, kui rumal oled. Aga kui pangalaenuga, siis kõige hullem, mis olla saab, on see, et kõik kokku lepitud ja haldur märkab seda täpselt siis, kui akt tehakse ära. Ja tulebki hinda ütleb, paneb kirja, planeeringut on muudetud. Siis küsitakse. Ja ei ole dokumenteeritud või registrisse kantud. No siis on oluline, kas see alati hinda kirjutab ka, et kas see nõuab või nõua. No jah, seda küll on ju. Nõuab, siis ongi... Haldur ütleb sulle, et palun korrastage ehitusregistri andmed. Ja tehing pidurdub või siis jääb üldse ära. Saab keegi teine lihtsalt. Et kõik hullem on, kui jääb ära. Et lihtsalt see võtab aega ja talle võib-olla ei ole aega ja nii edasi. Ehk siis dokumendid, kui ostate midagi, laske alati korda teha või tehke ise korda. Tellige need firmad, kes teevad. See ei ole nagu kellegi jaoks selgitus või argument, et ma ostsin selle niimoodi. Mina sain ju laenu, minult ei küsitud midagi. Aga jah, suur müüt on see ikkagist, et kõikidel, ütleme siis majadel ei peagi olema seda EHR-is seda dokumenti tal näha, seda kasutusluba ei pea olema kõigil. Ja teeme ühe asja veel selgeks. Juriidiliselt, kuidas päriselt on need, kes on käinud õppimas kunagi. Kui on ehitisteatis, siis sellel peab järgnema kasutusteatis. Ja kui on ehitusluba, siis sellel peab järgnema kasutusluba. Seda aetakse ka turu peal täiega sassi. Nõutakse, mul just oli üks olukord, kus meil oli ehitusteatis väljastatud
ja siis ostja hakkas järsku nõudma meilt kasutusluba. Ma ütlesin, et me ei saa seda, et me teeme teile teatise. Täpselt. Ja mis nende õrn vahe on lihtsalt, et ühe protsess on lihtsam ja kiirem. Ehk siis teatise puhul käivad asjad justkui nagu mitte nii põhjalikult, ütleme siis nagu hästi lihtsalt. Nad ei ole vaja nüüd ehitusluba, nagu, mis on nagu põhjalikum. Nagu. Ja kasutusluba samamoodi vaadatakse põhjalikult. Teinekord on võib-olla lihtsalt see olukord, kus on antud välja ehitusteatis või ehitusluba mingite tööde tegemiseks, aga kõik tööd ei ole veel ära tehtud. Ja siis on ka normaalne, et ei ole veel kasutusluba või kasutusteatist. Ja kui veel keerulisemaks ajada, siis on olemas mõnel majal või kortermajal, olen ka näinud, on ajutine kasutusluba. Ma ei ütle neid firmasid, kus ma olen seda näinud kortermajade pool. Mingid teatud tingimustel antakse ka ajutine välja. Aga see on ülioluline, kui te sihukest asja ostate, et see on ajutine ja mille pärast see on. Paari arendaja puhul on lihtsalt see olnud, et ta ongi läinud nagu pankrotti ja see kortermaja on jäänud ilma kasutusloata ja seal on alati välja tulnud, et ehituslikult on midagi valesti ehitatud. Kas on valesti materjale kasutatud, ma ei tea, uksi tuleb vahetama hakata, väga palju tuletõkketöid on ju. Ja see tuleb tegelikult kõik ühistul kinni maksta, mis on tegelikult korteri omanike maksta tegelikult. Et see on hiljem väga suur kulu võib tekkida. Muidu võib-olla tekivad laenutingimustega mingid, ma ei tea, probleemid võib-olla ja kindlustustega võib probleemi tekkida. Kusjuures see on hea point, kui sa välja tood selle kindlustus versus kasutusluba, et okei, ärme räägi kortermajast praegu, see on vähe suurem mastaap, aga räägime lihtsalt ühest tavalisest eramajast. Et kui te pole oma kindlustusseltsile öelnud tegelikult, et teie majal peab olema kasutusluba ja seda pole ja te pole seda ka öelnud kindlustades, siis hiljem, kui kindlustuscase on, siis nad võivad vabalt kinni hakata nendest asjadest, et esiteks teil kasutusluba oleks pidanud olema. Teiseks on see, et kui see tekib nüüd mingisugusest projektist tulenevalt, mida elektrijuhtmestik ja sellel ei olegi dokumentatsiooni, siis tegelikult kindlustuspunktid, mis seal lepingus on vabalt sees. Nad ei pea teile seal, ühesõnaga nad hakkavad sellega tõrkuma ja nad ei maksa välja neile. Ja nemad otsivad asjaolusid, et vähendada tegelikult oma makseid. Absoluutselt. Ja see on nende ülesanne ja neil on nagu advokaatide armee tööl. Et ei ole nii, et Pille üksi mõtleb seal. Ja teie olete üksinda, kui teile oma advokaate pole, nii et kindlustades tasub alati öelda, nagu reaalne seis on. Näiteks ma toon jälle lihtsa näite praktikast, et kui me ühte eramaja kindlustasime, mul perekondlikult, siis panin kõik kirja, mis nagu valesti on. Kas luba puudub, see on nii tehtud ja kõik läks kindlustusseltsile. Ja kindlustusmaks oli kallim, 5 eurot ainult 6 kallim. Aga neil on teada ja lepingus oli toodud välja, et kindlustusselts on teadlik, et need asjad puuduvad, risk on suurem. Boom, kirjas, happy ending. Ja täna on võib-olla see uute ostude puhul tehakse kindlustus mitte korterile, vaid tehakse vastutuskindlustus seoses kolmandate isikutega. Aga varasemalt tehtud ei olnud see nii nagu aktuaalne või populaarne. Täna on hästi oluline. Ja kindlustusfirmad täna ise ka soovitavad teha, aga paljudel on kindlustused, kus on kindlustatud ainult oma korter. Ja kui juhtub, et naaber saab kahjustada ja tal kindlustust ei ole, siis põhimõtteliselt tuleb oma rahast kinni maksta. Aga alati tuleb ka nagu mingite kahjude puhul vaadata, et võib-olla hoopis on ühistu kindlustuse nii-öelda korda teha teie korter näiteks. See tegelikult niimoodi, ma olen nendes kindlustuscase'ides päris palju olnud, et kui on kindlustusseltsid omavahel suhtlevad, inimesed ei pea üldse seda teemat puudutama. Nende jaoks on kindlustus tehtud, makstakse kinni, neil on nagu justkui kõik toimus võluväär, nad said raha kätte. Tihti ei tea lihtsalt. Täpselt, tegelikult kindlustused suhtlevad alati omavahel ja nõuavad üksteiselt raha. Ja tegelikult... Et vaadata, kas teil on vastutuskindlustus tehtud? Vastutuskindlustus lihtsalt laieneb ka hästi lihtsalt kolmandatel isikutel põhjustatud nagu tehtud mingid kahjudest, et näiteks, ma ei tea, sul on laps, tuleb suur laps. Purjus peaga koju lööb naabrimehe auto peegli küljest ära. Naabrimees saab teada ja põhimõtteliselt vastutuskindlustus maksab selle kinni. Ma natuke kahtlen. See oli vist lambi näide, aga... Ja laps maksab kinni, sellepärast, et laps on põhjustaja ju. Jah, kui see kindlustusselts teada saab, siis nõutakse talt sisse. Kokkuvõttes maksad sina teha kinni. Seda küll. Aga piltlikult öeldes üürnik korraldab mingi jama, tegelikult lõhub naabri auto ära, siis
see kindlustus ongi võetud selle jaoks, et kindlustus. see tavaline kasko. Pangalaenu kindlustus üürnikuga seoses ei pruugi nagu katta seda. Absoluutselt, üürnikuga, siis on vastutuskindlustus või? Vastutuskindlustus või siis sa ütled, et sul on korteri üürnik? Kolmandate isikute vastu nii-öelda või huvides, aga mitte üürnik. Üürnik ongi kolmas isik ka. No, mul on umbes 4 üürilepingut selle eest tulenevalt vastutuskindlustusega. Väga hea, aeg otsa saab. Aga aeg on otsa saab. Igatahes tahad sa mingi nädala naela ka öelda või täna pole? Et objektidel on ostuhuvilisi, uusi objekte tuleb müüki, et selles mõttes on tegus aeg. Et kui me viimati pankadega nüüd võib-olla kokkuvõtte teeme, siis nagu laenutaotlusi on nagu stabiilselt. Pankadel on muidu näpud püsti ja tegelikult tundub, et kõik on hästi. Ja paistab, et tegelikult osad hinnad on nagu langenud turul vanematel korteritel, kuna huvilisi pakkumisi hästi palju. No järelturg ikkagist toidab praegu põhiliselt siiamaani turgu ja uusarendused liiguvad ka, aga mitte siukse hooga nagu kunagi varem. Et küsige üle meilt, kui on nagu mingi kahtlus. Ja, igatahes tehke tarku tehinguid, näeme juba notaris. Tšau! Head päeva!